Tere kõigile! Mina olen Kristin Lihtvedt, kirurgiakliiniku õendusjuht ja täna räägin teile kirurgilise ohutuse kontrollkaardi uuest vormist. Nagu te kindlasti mäletate, mõni aeg tagasi tegime auditi, kus selgus, et päris palju oli puudujääke. Ja osaliselt need puudujäägid on lahendatavad siis sellega, et me muutsime vormi. Aga räägin sellest täpsemalt. Kirurgilise ohutuse kontrollkaart on siis kasutusele võetud selleks, et vähendada perioperatiivsete tüsistuste ja suremise riski. Ja see on väga oluline. Ja selleks, et uut kirurgilise ohutuse kontrollkaarti teile tutvustada, teeme täna selle lühikese video. Kindlasti vaadake lõpuni, see on väga oluline. Ja nüüd lähme siis konkreetselt selle uue dokumendi juurde, mis võetakse kasutusele mais 2025. Esimese muudatusena on siis see, et siit peatse osast on ära kadunud kuupäeva ja operatsioonitoa numbri lahter. Kuupäeva, kuna siin all on nagunii kirjas, siis dubleerida ei ole vaja. Ning kuna ka auditi tulemusena oli see üks väga suur viga, siis otsustasime selle dokumendist ära kaotada. Esimeses punktis, mis puudutab patsientiga kaasas olevaid dokumente, on ära kaotatud ambulatoorse tervisekaardi linnukese koht, kuna ambulatoorseid tervisekaarte patsiendil lihtsalt enam kaasas ei ole. Teise punktina, mis puudutab tabelit patsiendi abivahenditest, mida patsient siis kasutab, on olulisema muudatusena see, et tabel on nüüd oluliselt kompaktsem, väiksem ja kergemini arusaadav. Siin on endiselt list nendest abivahenditest, mis patsiendiga võiksid operatsioonitoas kaasas olla või mida ta kasutab. Ja märge on siis vaja panna vastavalt sellele, kas ta kasutab seda operatsioonitoas, kas see eemaldati osakonnas ja on hoiule jäetud osakonda või see eemaldatakse operatsioonitoas ja viiakse siis osakonda hoiule. Kui patsiendil neid abivahendeid ei ole, ta ei kasuta neid üldse, siis jätame lihtsalt selle osa siin tühjaks. Kolmanda punktina on nagu ka vanasti see, kas patsiendile on sobitatud erütrotsüütide suspensiooni, kas talle on veri eel sobitatud. Märge, kas jah, ei ja mitu doosi. Aga uuendusena, lisana on siis kaasa tulnud selline kastikene, kus on vajalik märkida, kas vereproov võeti osakonnas või on see vajalik võtta operatsioonitoas. Ning samuti veel väga oluline lisa, kus osakonna õde kinnitab oma ristikesega, kas verepreparaatide tellimislehel on arsti tellimus korrektselt vormistatud. Kui me läheme edasi, siis uus punkt ka punkt number 4, kas patsient kasutab vere hüübimist võjutavaid ravimeid, valik siis jah, ei. Kui ta neid kasutab, siis on oluline märkida ka viimase võtmise kuupäev. Söömise ja joomise juurde minnes, auditi tulemusena võib öelda, et veaks oli see, et märgiti sinna, kas patsient oli söömata, joomata näiteks eilsest või lõunast. Rõhutan üle selle, et siin on märge taga tunde. Siia kindlasti on vaja märkida see, mitu tundi on patsient söömata või joomata. Ja kõige lõpuks ja kõige olulisem, ja tahan rõhutada veel kord, et oluline on ikkagi panna siia kuupäev, kellaaeg, siin kuupäev, kellaaeg, oma nimi, tervishoiutöötaja kood ja allkiri. Nime ja tervishoiutöötaja koodi siis väga hästi asendab tempel ja soovitangi kasutada templit, sellepärast et käekirjad ei ole alati kõigil väga loetavad. Tervist! Mina olen anesteesiaõde Arabella. Kuidas teie esiperekonna nimi on? Kärt Kao. Väga meeldiv. Ja mis operatsioonile täna tulete? Sapipõis. Väga hea. Lähme edasi. Tere, mina olen narkoosiarst dr. Venkata Subramanian. Kuidas teie nimi on? Kärt Kao. Ja millisele operatsioonile tulete täna? Sapipõis. Olete nõusoleku lehele alakirjutanud? Jaa. Kas opereeritav piirkond on kirurgi poolt märgitud? Jaa. Arabella, kas anesteesiaseadmetega on kõik korras? Jah. Kas ravimid on olemas? Jah.
Pulssoksümeeter on peal, on töö korras. Ega teil allergiat ei ole? ei, Kas olete 6 tundi söömata olnud jaa, ja 2 tundi joomata? Tehke palun suu lahti, keel välja palun, võite suu kinni panna. Ega teil suus hambaproteesi ei ole, ei, midagi lahti käivat ei ole? ei, Hästi, aitäh! teeme tutvustusringi. Mina olen anesteesiaõde Arabella. Mina olen Ashvat, anestesioloog. Ja olen kirurg Roland. mina olen Kristin, operatsiooniõde. Operatsioonimeeskond on omavahel tutvunud. Kuidas on patsiendi nimi ja mis operatsiooni teeme? Patsient on Kärt Kao. Teeme laparoskoopilise koletustektoomia. Ja kui pikk on operatsiooni eeldatav kestus 60 minutit. ja eeldatav verekaotus? 50 milliliitrit. Patsient on saanud antibiootikumprofülaktika. Kas operatsioonivahendid on loetud ja steriilsed? jah, Kas seadmed ja instrumendid on töökorras? jah, Ja asjakohaseid radioloogilisi uuringuid ei kuvata? Ei kuvata. Kas operatsioonil on eeldada tavapärasest erinevaid või kriitilisi etappe? Ei ole. Ja kas anestesioloogil on patsiendiga olulisi probleeme? Ei ole. Aitäh! Teostasime laparoskoopilise koletustektoomia. Õde, kas instrumentide, tampoonide ja lisavahendite loendustulemused klapivad? jah, Võetud analüüsid ja koetükid on markeeritud ning saatekirjad vormistatud. jah, Kas seadmetega oli lahendamist vajavaid probleeme? ei, Patsient suunatakse tagasi tavaosakonda. Edasine antibakteriaalne ravi ei ole vajalik. Edasine süvatromboosi profülaktika ei ole vajalik. Aitäh kõigile! aitäh. nii, ja nüüd me oleme kõik etapid patsiendiga koos läbi käinud. Ja tahan rõhutada siis seda, et kirurgilise ohutuse kontrollkaart ei ole lihtsalt dokument, mida me peame täitma dokumendi täitmise pärast. See on meeskonna dokument, see on patsiendi ohutuse väga suur game changer, et alates kirurgilise ohutuse kontrollkaardi kasutuselevõtust on kirurgiliste tüsistuste arv vähenenud lausa 35%. Vau! Tahan öelda ka seda, et oluline on tõesti märkida siia üles kõik lahtrid ja me teeme seda patsiendi pärast, me ei tee seda auditi pärast, me ei tee seda juhi pärast, me ei tee seda Tervisekassa pärast, vaid patsiendi pärast. Seega, dreamwork makes the teamwork või teamwork makes the dreamwork ja patsiendi ohutus on meie kätes.